on, aga mis võimalusi te näete, et oleks siis rohkem rohelust? Jah, igatseti lilli, purskkaevusid, ilus soov, miks mitte? No kõigepealt, mis puutub lilledesse, siis Tallinna linn iga suvi kulutab lillede peale 5 miljonit krooni. See tundub nagu ühe inimese jaoks on üüratult suur summa, aga niisuguse linna jaoks nagu Tallinn on see minu meelest päris mõistlik. Nüüd, mis puutub purskkaevudesse. Kui Keskerakond tuli võimule, Tallinna linnas oli 5 tegutsevat purskkaevu. Palju praegu on? 33. Oh, nii see. Praegu on 33 tegutsevat purskkaevu, kusjuures aastaks 2012 peaks neid juurde tulema veel 18 purskkaevu, nende hulgas ka näiteks Sõpruse kino juurde. Ma loodan, et ka siia Vabaduse väljakule ja veel mitmesse kohta, nii et see inimene, kes küsis, see oli väga õige küsimusasetus, sest tegelikult purskkaevud on see, mis linna elustavad ja värviliseks teevad ja meil on ju päris mitmeid purskkaevu, mis on värviliste tuledega ja mis ei ole sugugi tavalised, vaid kus on nuputatud. See on ju päris ilus. Mis puutub nüüd laste mänguväljakutesse? Vaadake, möödunud suvel me avasime Kadriorus uue laste mänguväljaku, see maksis 6 miljonit krooni, aga seal on lava, kus saavad lapsed esineda. Seal on piirdeaiad, millega siis eristatakse need mänguväljakud. Valgustus on õhtuti, et saaks lapsed seal olla ja sel aastal tuleb 4 samasugust suurt mänguväljakut. Need ei ole mitte sellised üksikud liivakastid, vaid need on ikka sellised miljonid maksvad suured kompleksid, kuhu saadakse tulla terve perega, kus isal-emal on ka midagi teha, vähemalt nad saavad seal jalutada ja sellised tulevad Löwenruu parki, Kristiine linnaosas, tuleb Haaberstisse, Õismäele, Tiigi juurde, tulevad ka Põhja-Tallinnasse ja Lasnamäele. Nii et 2 aastaga me oleme arvestanud, et tuleb circa 8-9 niisugust suurt kompleksi, kus lapsed ja nende vanemad saavad nädalavahetusel aega veeta. See läheb meile 30 miljonit maksma 2 aasta peale. Nii, ma tuletan meie vaatajatele meelde, et telefon stuudios on numbril 6161 979. Olge head, helistage, esitage oma küsimus, esitage oma ettepanek ja väga hea, kõne on olemas, me kuulame teid. Jaa. Kuuleme teid. Tere, Olav on minu nimi. Kas te saaksite kommenteerida 6-kordset parkimise hinnatõusu kesklinna elanikule? Selge küsimus. Ma ütleks, et kesklinna elanikel on tegelikult parkimine tehtud võrdlemisi odavaks. Kui te võrdlete näiteks seda, palju maksab parkimise eest see inimene, kes ise ei ela kesklinnas ja teiselt poolt see, kes elab kesklinnas, siis see vahe on küll õige mitmekordne. Jah, parkimistasud on tõusnud küll, aga ma arvan, et see ei tohiks kedagi pahandada, sest seni on nad pigem olnud väga odavad ja te teate, et paljudes vanalinnades Euroopas üldse autoga vanalinna ei sõideta. Meie oleme seni olnud võrdlemisi liberaalsed ja ma näiteks täna lugesin ühte sellist kirjutist, kus Londonis, näiteks Londoni linnapea Ken Livingston kirjutab seda, et nad hakkavad kesklinnas, Londoni kesklinnas nendele inimestele, kes sõidavad sinna võimsate sportautodega ja luksuslike autodega, need hakkavad maksma igapäevast ummiku maksu mitu korda rohkem kui need, kes ütleme tavalise või väikese autoga sinna sõidavad ja Livingston kirjutab nii, kõige võimsamad sportautod saastavad 4 korda rohkem kui väikesed autod. Ja just nimelt see CO2 maks, või ummikumaks, mida nad hakkavad tarvitama siis niisuguste inimeste jaoks, kes sõidavad sportautodega, et see julgustab inimesi kasutama vähem saastavaid autosid või siis ühistransporti ja nii edasi. Nii et minu arvates meil on
kesklinna ja vanalinna elanike jaoks seni olnud ikka väga hea seis, ma ei ole üldse kindel, et see pikaks ajaks niisuguseks. Meil on üks väga-väga kannatlik inimene praegu telefoni otsas, kes tükk aega ootab oma küsimuse esitamist. Me kuulame nüüd teid, olge hea. Tere päevast. Ma sooviksin küsida, millal hakatakse ehitama Põhjaväila ja millal see valmis saab? See on ka sõna, mida me teame kõik, Põhjaväil, aga märke sellest nagu eriti veel ei ole kusagil kohata. Ei, märke on ja me oleme esitanud taotluse Euroopa Liidu struktuurifondidest rahade eraldamiseks Ülemiste ristmikule, Põhjaväilale, Russalka piirkonna ristmiku väljaehitamiseks ja Tallinna trammi väljaehitamiseks. Nüüd aasta jooksul on 5 korda meie omavalitsus edasi lükanud otsustamist selles küsimuses. Meile on lubatud, et nüüd lähematel kuudel see otsus tuleb ja kui Põhjaväila ehitus Euroopa Liidu rahastamisel ja Tallinna linna kaasrahastamisel seal sees on, siis me võime märksa julgemalt selles küsimuses tulevikku vaadata. Nii, järgmine küsija. Olge hea, teie küsimus. Ja, tere. Tere. Tere, härra linnapea. Mul on küsimus, et millal valmib Pirita promenaad? Vaadake, me oleme alustanud teisest otsast. Me oleme alustanud Kakumäe poolt väljaehitamisega ja esimesed paarsada meetrit said ka möödunud aastal valmis. Nüüd, kui kevad kätte jõuab, siis märtsis me võime jätkata seda tööd, aga Tallinna kui Euroopa kultuuripealinna ehituse või ehituse koosseisus eeskätt on rõhk sellel Kakumäe ja kesklinna poolsel promenaadi väljaehitamisel. Oleme selle valmis saanud, siis jätkame ka Pirita promenaadiga. Nii, ja järgmine küsija on jälle meil eetris. Olge hea, teie küsimus. Kuidas suhtute, et Riigikogu ei saa endiselt alkoholiseadust vastu võtta? Aitäh! No see on nüüd laiem küsimus kui Tallinna linnale väga küsimus, aga meile väga tähtis, see puudutab ka meid. Muidugi see puudutab ka meid, aga mulle tundub, et põhjused on rohkem poliitilised. Vaadake, ühelt poolt Keskerakond ja Isamaa ja Res Publica Liit on niisugusel seisukohal, et ikkagi öine müügipiirang peab olema ja seda leiab enamus Eesti omavalitsusi. Me võime vaielda selle üle, kas on tund aega varem või tund aega hiljem, aga põhimõtteliselt, et selline müügipiirang peab olema, müügikeeld peab olema öösiti, see on meie seisukoht. Reformierakond on täpselt vastupidisel seisukohal. Tema ütleb, et müüge kõik, see on meie vabadus ja ärimeeste kukkur muidu kannatab, kui nad öösiti müüa ei saa ja ei hoolita sellest, et inimeste hulgas alkoholism areneb edasi. Ja kuni need 2 seisukohta omavahel kompromissi ei leia, ma arvan, et seni kaua Riigikogus ei suudetagi seda seadust vastu võtta. Ma väga loodan, et teie linnavalitsuses ei arutata terve päev ühte lihtsalt küsimus, mis asi on see puskari aparaat, nagu ma nüüd kas eile või üleeile televiisorist vaatasin.